tere kõigile! Pole ammu näinud, ma arvan, on õige sõnad, millega alustada seda videot. Vabandan viimase kuu pärast. Lihtsalt ei olnud tahtmist ja aega teha neid videosid. Aga nüüd ma loodetavasti olen tagasi videote regulaarse postitamise juures. Või vähemalt nii regulaarse postitamise juures, kui minu puhul see võimalik on. Loodan, et olete juba minu sellise kõikuva graafikuga harjunud. Ma loodan, et nii pikka vahet nagu veebruaris sisse ei tule enam. Aga kui tuleb, siis palun ette vabandust ja loodetavasti enam videote alguses vabandama ei pea. Mul jäi tegemata päris mitu videot, mõnesid ma tegin mitu korda ja mulle ei meeldinud, see viiski põhimõtteliselt tuju nulli ja siis ma otsustasin lambist pausi teha. Jaanuari kokkuvõtet eraldi ma tegema ei hakka, jaanuaris loetud raamatud peaksid nüüd kohe teie ette jõudma. Jaanuaris ma lugesin päris hästi, mul oli väga edukas aasta algus ja veebruar läks veel paremaks. Jaanuari juures ma praegu pikemalt ei peatu, ma loodan, et te nägite ära kõik raamatud, mis ma jaanuaris lugesin, aga see on juba kauge minevik ja räägime veebruarist. Veebruar oli minu jaoks väga edukas kuu, oleneb kust poolt võtta, aga veebruaris ma lugesin kokku 23 raamatut. Siin tuleb teha selline väikene märkus kogu asjale, et 23 raamatut tuleb kokku seepärast, et ma suutsin lugeda päris korralikult mangasid veebruaris. 23 raamatust 2 olid eestikeelsed, ülejäänud ingliskeelsed. Ma proovin ikka endiselt rohkem eesti keeles lugeda, aga nagu näha, mul see päris hästi ei õnnestu. Aga lehekülgede arvust, lehekülgi ma lugesin veebruaris 4677, see on minu jaoks arvatavasti peaaegu et isiklik rekord, sest ma ei ole tegelikult ka nii palju raamatuid lugenud. Nagu ma ütlen, vaikselt petan siin, sest et mangad, pealegi veel online versioonid, aga nii ta läks. Ja veebruari lõpuks oli mul pooleli üks ainus raamat, erinevalt jaanuarist. Ja see raamat, mis mul pooleli jäi veebruaris, oli Midnight Library, praeguseks on see juba läbi loetud ja läheb kirja märtsikuusse. Aga räägime lähemalt veebruari raamatutest siis. Nii, veebruaris. Nagu juba mainisin, jaanuaris jäi mul kokku pooleli 3 raamatut, mille ma siis tõstsin edasi veebruarisse ja veebruari alguses ma nad läbi ka lugesin ja lõpetasin ära. Esimene neist oli Arthur C. Clarke'i Kuutolmu varing, kuulus jaanuarikuu ulmekirjanduse väljakutsesse, mida nagu näha ma jaanuaris ei jõudnud läbi lugeda. Aga lõpetasin kiiresti veebruari alguses. Täitsa hea ulme, mulle meeldis. Pole varem Clarke'i lugenud, aga pärast seda lugemist võib isegi mõelda mõne tema muu raamatu lugemise peale. Edasi Skullduggery Pleasant, Derek Landi. Seda raamatut ma olen varem lugenud aastal 2013, nüüd siis Tartu linna raamatukogu noortekohviku raames, mille üritused on nüüd toimunud virtuaalselt. Oli jaanuaris vaja seal läbi lugeda. Ma alustasin selle lugemist päev enne üritust. Tubli. Aga ma sain ikkagi umbes pool raamatust loetud selleks ajaks, kui üritus algas. Nii et ma olen endaga suhteliselt rahul ja mul hakkas vaikselt meelde tuletama, mis seal ka toimus, kuigi mitte väga täpselt, sest minu mälu on selline, nagu ta on. Aga Skullduggery Pleasant mulle väga meeldis lausa nii palju, et ma tellisin endale inglise keeles triloogia box-seti ehk esimese triloogia ja esimesed 3 raamatut. Nii et loodetavasti jõuan millalgi ka nende lugemiseni, kuigi nagu te võib-olla juba olete aimanud, need raamatud, mis mul riiulis enda omad on, need üldjuhul jõuavad minu lugemisnimekirja päris lõpus, sest raamatukogu raamatud on tähtajaga ja neid tuleb enne lugeda. Aga edasi, mul oli 3 raamatut jaanuaris, miks mul siin nii vähe need on? 3. Ja raamat, mis mul on endiselt pooleli. Jaanuaris jäi pooleli ja siiamaani on pooleli, aga ma loodan, et ma ikkagi jõuan temani, aga mul kogu aeg tuleb midagi vahele.
Minu strateegia praegu on lugeda kuu alguses ära kõik igasugused väljakutsete raamatud, mis mul on vaja läbi lugeda selle kuu jooksul, et kuu lõpus siis saada lugeda seda, mida ma tahan lugeda, aga kuna kogu aeg tuleb vahele ka igasugused raamatute järjekorrad ja asjad, siis ma lihtsalt ei ole jõudnud Robert Jordani Eye of the Worldiga edasi minna. Aga ma luban, et ma lähen sellega edasi. See, et ma selle aasta jooksul terve sarja läbi loen, on vist juba üsna lootusetu, kuigi kes teab, aga ma kindlasti loen seda sarja edasi. Nii, ja nüüd siis puhtalt märtsiraamatute juurde. Märtsikuus ma lugesin läbi Fullmetal Alchemisti manga volumit 1-3, nad olid küll ühes suures köites, aga ma ikkagi loen neid 3 eri raamatuks. Seepärast tulebki nii suur arv raamatuid veebruarikuusse. Aga need läksid mul tegelikult ka väljakutsepunktide alla. Esimene neist siis volume 1 läks 12 ukse väljakutsesse, kus oli teemaks reisimine ja kuna Fullmetal Alchemistist teatavasti nad reisivad rongiga päris palju, siis see läks kiiresti sinna. Vol 2 läks ulme väljakutsesse, kus oli vaja lugeda steampunk raamatud ja kuna Wikipedia ütleb, et Fullmetal Alchemist on steampunk manga, siis sinna ma ta panin. Ja 3. vol läks autori alla, kes kirjutas, avaldas oma raamatu pseudonüümi all, nimelt Hiromu, mis ta perekonnanimi on, Arakawa on tegelikult Hiromi Arakawa, et ta vahetas ühe tähe oma nimes ära ja see pseudonüümi. Mul hullult vedas selle, kas mina seda üldse ei teadnud ja avastasin seda täiesti juhuslikult. Aga edasi. Siis Jaapani kirjanduse väljakutses oli vaja lugeda raamatut Jaapanist, mille on kirjutanud mitte jaapanlane, mina valisin selleks Peter Carey Wrong About Japan. See raamat on mul mõnda aega silmas nii-öelda ringi ujunud. Kunagi aastaid tagasi nägin seda esmakordselt Tammelinna Harukogus Tartus ja nüüd olid ta siis mul endal töö juures riiulis olemas ja kui tuli teatavaks, et selline teema on, siis ma mõtlesin kohe, et loen selle raamatu läbi. Ta on üsna kummaline raamat, seal räägitakse palju näiteks Gundami sarjast ja sinna alla kuuluvast kõigest. Mina olen mõningaid Gundami sarja animesid näinud, nii et ma enam-vähem sain aru, millest see räägitakse. Ma kardan, et paljudele see on natukene arusaamatu, võib-olla isegi igav. Mulle mõnel pool isegi meeldis. Väga meeldis see, et raamatu autor oma 12-aastase pojaga sai siiski kokku ka Hayao Miyazakiga. Tahaks ise ka selle härraga kokku saada kunagi. Edasi. Siis tuli selline pikem nädal, kus ma lugesin mangat online'is. Hakkasin millalgi vaatama nüüd talvehooaja animed Horimiya ja siis mu sõbranna soovitas mulle, et ma võiksin ka mangat lugeda ja siis ma lugesingi mangat. Lugesin ära küll natukene rohkem, kui ma ametlikult kirja panna, kuna inglise keeles on ilmunud selle manga 14 köidet, mis on loodetavasti mingi hetk ilmuvad ekraanile, siis panin kirja 14 köidet. Ja see andis mulle 2500 lehekülge ja tõstis mu lugemisnumbrid päris kõrgeks. Edasi vaatame. Siis tuli selline väikene, ma ei saa öelda, et ta on graafiline romaan, ta on põhimõtteliselt selliste väikeste koomiksite kogu, mille pealkiri on I will judge you by your bookshelf. Autoriks on Grant Snyder, see sai Goodreadsi graafilise Choice'is eelmise aasta kohta siis graafiliste romaanide seas mingisuguse koha. Ma peast ei oska öelda, mis koha, võib-olla kuhugile ekraanile ilmub siis vilkuv numbrikene, mis ütleb, mis kohad ta täpselt sai. Aga igatahes lugesin seda, see on selline, ta on lugejatele, aga mõnes mõttes natukene rohkem suunatud ka kirjutajatele, sest seal on päris palju selliseid kirjutamisega seotud mõtteid ja illustratsioone selle kohta. Aga lugejatele on ka paar asja, mis on päris head. Nii et tegelikult soovitan täitsa lugeda, aga võib ka lihtsalt internetis otsida
neid pisikesi koomikseid, et sealt on nad, mõned neist on mulle juba varasemast tuttavad. Siis edasi, meil oli Lutsu noortekohvikus vaja lugeda Sarah Crossani raamatut. Mina hakkasin seda üsna varakult lugema, aga nagu ikka, kõik teised asjad tulid vahele. Aga lugesin siis Sarah Crossani romaani 1, mis räägib Siami kaksikutest tüdrukutest, Grace'ist ja Tipist. Mulle täitsa meeldis ja algus oli natukene kummaline, sest see romaan on kirjutatud nagu värsi vormis, aga mitte värsina, vaba värsina ütleb siis või. Et sellega harjumine oli natukene tülikas ja korraks isegi häiris mind, aga pärast sellist paarikümmend lehekülge harjub sellega väga tegelikult täitsa ära ja hakkadki lugema nagu tavalist proosateksti, et sa ei pööra sellele formile nii palju tähelepanu enam. Võib-olla lugedes inglise keeles, ehk siis originaalkeeles oleks natukene parem, aga kuna mulle sattus kätte eestikeelne raamat, siis ma lugesin eesti keeles seda. Ja lõpetuseks märtsikuusse jäi veel Grady Hendrixi My Best Friend's Exorcism. See kaas on kusagil siin ekraanil praegu. Selle raamatu ma valisin puhtalt kaane pärast, kuigi ma olen Grady Hendrixi lugenud ka varem ühte raamatut, Horror Story, ainukene, mis tal on eesti keeles ilmunud. Vist, ma loodan, et tal midagi muud ei ole ilmunud, sest muidu on natuke piinlik. Aga igatahes tegevus toimub 80ndate lõpus Charlestonis, Ameerika Ühendriikides ja peategelasteks on 2 tüdrukut, Abby ja mis tema parima sõbra nimi oli? Gretchen. Abby ja Gretchen ja nad on, nagu öeldud, parimad sõbrannad, siis juhtub üks õnnetus, Gretchen eksib metsas üheks ööks ära, tuleb sealt välja ja on väga imelik, kahtlustatakse praktiliselt kõike, narkootikume ja mida iganes veel. Abby on aga veendunud, et tema sõbranna sisse on pugenud teemon. Ja põhimõtteliselt siis Abby hakkabki seda olukorda parandama, kuigi tal seda lihtsaks ei tehta. Mulle see raamat täitsa meeldis, seal oli väga palju selliseid popkultuuri viiteid. Üks, mis ma ütlen, on see, et ma pidin päris mitut asja guugeldama, sest et mõned sellised 80ndate Ameerika kesksed terminid olid minu jaoks natuke arusaamatuks, siis ma pidin otsima lihtsalt, mis üks või teine asi on. Et aru saada, millest seal räägitakse. Aga muidu selline täitsa korralik õudusromaan, ma ei ole kindel, et ma seda uuesti hakkaksin lugema, sest põhimõtteliselt tean, mis seal juhtub. Aga julgen täitsa soovitada. Et jah, ega mul midagi muud selle kohta öelda ei ole. Ja nagu öeldud, siis juba veebruarikuus, kuu lõpus, päris viimasel päeval hakkasin lugema siis Matt Haig'i Midnight Library. See on nüüdseks mul ära lõpetatud ja igasuguseid sildikesi teist kleebitud, mis ma pean eemaldama, et selle raamatu tagasi raamatukokku anda. Aga jah, see oli siis mu veebruarikuu, selline kiire ülevaade. Täitsa meeldis, selliseid suuri pettumusi õnneks veel ei ole olnud, ei olnud jaanuaris, ei ole ka see kuu, eelmine kuu nüüd. Loodame, et märts läheb sama hästi. Tegelikult märts on juba läinud päris hästi, aga sellest siis järgmises videos. Nägemist!